täna me lähme pikale ringile, lähme sõidame maal ühe chopperi vennaga, te olete kindlasti teda juba varem näinud ja näe, kleeps hakkab lahti tulema, ta on päris kaua vastu ka pidanud, see kleeps. Maantee peal on ikka jube tuul, aga maantee on tead kõige kiirem viis, kuidas liikuda. Kui tahab kuskile jõuda väga kiirelt, siis tuleb minna maantee peal. Muidu läheb kurat päike looja, ei jõua midagi teha. Muidu ma väga maanteesõitu ei armasta. Lame kuidagi, ainult otse sõidad. Ma rohkem armastan neid kurve. Kurvid on ägedad, mida kuradi madalamalt saab kurvi võtta. Oi, seda lähedam on. See kajas ikka hästi. See oli hääl mu kõrvadele. Siuke lõõgastav hääl. SV hääl on ikka nii mõnus. Ma arvan, et järgmise motika hääl on veel mõnusam. Ja motikas, mis teeb sarnast häält, SV-l on see 2015 aasta R1, see teeb ka head häält. See ka lõriseb, paugub ja viliseb, vaat. Ülikõva. Ja tundub, et suvi kestab veel, sest meil on nii ilus ilm. Hommik ja öö sadas vihma. Nüüd on suvi. Mulle sobib. Väga ilus. Putukaid on ikka jube palju. Peab vahepeal tegema putuka puhastamispeatuse. Mul on siin asjad kaasas. Siuke vahend. Klaasi puhastusvahend. Seda lased omale visiiri peale ja ongi hea. Võtab jumala hästi putukad ära. Rekka, miks sa mu ees oled? Ossa kurat, kus on visiir, vennal! Vuntsid ka! Kena visiir ja vuntsid! Normaalne ju? Ülinorm! Sind ei tunne reaalselt äragi? Miks? Sikkel on sama ju. Sama hitane ka või? Sul on siin ka räiged putukad igal pool. Ossa poiss, vilja lõigatud! Päris lahe! Juba lõigatakse vilja. Juba ongi see aeg käes, Crazy! Võib öelda, et varsti suvi läbi. See on küll kurb. Väga kurb. Kõige kurbem. Ilus vaade on siit, Ülilus. Ütlen liiga palju, ma ei tea, mingi parasiit sõna tuli peale. Ei saa sellest lahti lihtsalt. Kogu aeg tuleb. Aga mis sa hing teed? Äkki varsti saan sellest sõnast lahti. Ma loodan. Käib endale pinda juba. Aga kogu aeg ikka ütlen. Mingisugune burgeri koht. Assa kui hea. On hea või? Oi. Väga hea. Ülilahe purksijonu on siin. Lähme ilusat ilma otsima. Üliäge on niimoodi kahekesti kruiisida. Lihtsalt sõidabki kuskil ülikaugele. Ja vaatad, kuhu tee viib. Ma ei ole siin kohas vist kunagi käinud koos olla. Ma ei tea, kus ma olen. Ja see ongi üliäge. Muidu kui sa sõidad kohe ühes samas kohas, ma ei tea, ühes samas linnas, läheb igavaks ja ongi üliäge lihtsalt. Sõidadki kuskile maale ja vaatad, mis ette tuleb. Sõidad uusi teid ja niimoodi peakski olema. Võtab mingi sõbra kaasa ja ülivaib on ülivaib. Praegu kuskil Taaravainus. Pole mitte kunagi siin käinud ja isegi tean, et siuke koht eksisteerib Eestimaal. Päris huvitav. Tulin siia, mõtlesin, mis koht see veel on? Polnud õrna aimugi Ja siis nägin ringi juures seda silti Taaravainu. Huvitav nimi, Huvitav nimi ja päris kena koht on. Vaadake, kui ilus see päike seal praegu on.
golden time või golden hour, kuidas öeldakse. Aga jumala norm koht, siin ma küll ei lahaks. Mingi sellises majas. Pole paha ju. Rahulikult tiksud siin, käid sõitmas. Ma ei tea, ei ole mingi kuradi tramme, trolle, siukest asja. Mis ta üritas nõgest võtta. Nüüd ma tean, kus me oleme. Me oleme Rakveres ja mul lendas putukas silma. Kui rõve. Shiftisin seal all ja siis läks neutrali peale. Mõtlesin, miks see kurat ei liigu, Rembisin seal ja seal nagu kurat tahaksid liikuda, mis asja ei töötanud. Ja tüdruk tulid seal, kui ma hakkasin välja sõitma. Oli nagu, ega sa neid TikTok'e ei tee. Ma nagu teen küll. Teen TikTok'i ja YouTube'i, siis ta nagu, nice. Ülikool. Siin on ka mingi siuke parkla. Siit on ülihea vaade sinna lossile või kindlusele. Jah, seal on väike veski ka. Ja mingi vunts. Ka ikka ilus linn, mulle räigelt meeldib Rakvere. Rakverega on siuke naljakas lugu. Ükskord läksin pitsat ostma, eks ole. Mul oli sularaha mingi 20 eurot. On ju, pitsa maksis 10 eurot. Maksin ära, sain kümpa tagasi, panin kümpa taskusse. Sain pitsa kätte, lähen õue. Võtan vahepeal telo taskust välja, on ju, värki-särki. Ja siis mõtlen, et paneks selle 10 eurose kuskile rahakotti või telefonikaane taha, et äkki lendab tuulega ära. Aga siis oli juba hilja. See kümpa oli kadunud mu taskust. Ja ta ilmselt lendas välja, kui ma tõmbasin telefoni välja, nii et sellest kümpast ma jäingi nagu ilma. Ehk siis see pitsa läks mulle maksma 20 eurot. Siuke tore lugu. Ma üritasin seda kümpat leida küll, aga tollel päeval oli tuul ka, nii et ma ei tea, kuhu see kümpa lendas ja ülestama seda kümpat ei leidnud. Ja see oli mu elu kõige kurvem päev, aga sama hästi, pitsa maitses paremini selles mõttes. Kas siit diislit saab? Saab. Paneme diislit. Siin paneme automaat. Ma tahaks maksta hoopiski seal. Toas. Kuramus küll. Tallinnast sai siia sõit. No nii, nüüd on paagi peal. Bensiin. On siin see. Rätikut on küll. Ruttu ära pühkima. Ruttu. Vaadake, mesa. Üli ilus. Tahaks ka enda siukest mesa. Ma olen mõelnud osta enda siukest. Üliäge mersu. Väiksena jäi mul ka unistus siuke mersu ja niuksed väljad. Ei karda, me sõidame vihmast eemale. Ja, ka vahenduseks. Mõnus. Plõrin mu kõrvadele. Pimedamaks ka, ma ei tea, varsti pole äkki midagi näha enam. Ma ei tea, kui hästi isegi praegu näeb. Mul on siuksed päevaseadmed on peal. GoPro'l. Narm vunts on tal, ma ei saa, lihtsalt näeb üli hea välja. Meenutab nagu mingi karakterit või midagi niukest. Üli nice. Üli ilus. Wow, see on nagu see, kurat, mis seal on? Jeesus Kristus on seal. Jeesus Kristuse päike, mis ta tuleb sealt pildi pealt, tuleb välja tagant. Samasugused kiired. Et ma arvan, et varsti pole midagi näha, seega ma teen lõppu siin ära ja kui pärast seda klippe, lambad, kui ilus, ja kui pärast seda klippi tulevad veel mingid klipid, kui on midagi näha, siis on. Aga praegu ma teen igastahes lõppu. Aitäh, et vaatasid seda videot, pane like, pane subscribe ja kommenteeri midagi. Ja me kohtume ikka siin samas kanalil esmaspäeviti. Ja thanks. Ja vaadake seda vuntsi. Mul viskas tagaratta alt ära. Selle augu peale? Selle lahtise killu peale. Tänatud, ma panin jala maha. Täitsa Mul tõmbas ka korraks nagu libisema, aga ma ei saanud aru, mis see oli. Ma mõtlesin nagu mingi kõrgem serv või midagi. Tegelikult libises, ta ees. Võiks praegu tunni ajadaks natuke. Täit. Ja see oli räige hüppe ka. Ei, see oli see sama kurv vist või? Jaa, seal oligi hüppe. Eelnev.
paremale oli kurvi kädes ja kohe. Ja hops viskas alt ära ja viskasid jala maha, täiesti vedased püsti jäid. see ei olnud praegu üldse hea tunne. Ma ei tea miks, aga ma panin jala maha lihtsalt. No see lükkas püsti. Ja said püsti korra. See ei olnud üldse hea tunne. Vaata, nüüd on hämar ka, sa ei näe seda kruusa. Ei, ma pean vist ära vahetama. Ma ei näe. Ja vahet ära. Ma ei näinud praegu üldse seda. Ma ei näe sellegagi kruusa. Ma ei saanud aru, nagu mul ka tõmbas niimoodi. Mõtlesin, et nagu, et mingi kõrge määr või mis oli, aga siis ma lõpus mõtlesin, et see on kruus. Ei no, viskas alt ära ja said püsti ja siis vaatasid ja siin on lapitud, vaata. Sellepärast viskas alt ära. Ma mõtlesin mingi märk koht, et kuradi viskas rehvi alt ära järsku. No vedased kuradi püsti jäid. Ja vasaku jala, aga ma ei teagi, milline kurv see oli, igatahes vasaku jala lõi maha. No. Kas ta viskas alt ära ja siis tahtis püsti visata või mis tal oli praegu taga? No see on parem. Ma arvan, et ta viskas jah püsti äkki siis. Ja viskasid jala maha ja siis see normaalselt. Aga ongi vaata, paremale lähed on ja ta viskab perse alt ära, sa keeled kohe vastu. Ja siis ta viskas kiiresti üle ja siis ma tunnen, et mul praegu vasak jalg nutab palju. Siukest asja ma ei ole elu sees tundnud praegu.